täna oma mesilastele tühjasid kärgesid, et nad saaksid mett korjata. Ja üks toru on parasjagu käsil siin, et panin neile just 4 kärge ära, et mõlemal poole haudme kärgesid pannakse siis kaks kärgesid ühele poole haudme kärgesid ja 2 teisele poole haudme kärgesid. Ja need kärjepõhjad siis, kuhu nad hakkavad ehitama, näevad välja sellised. Nii et sellised liistakad raami küljes ja siia nad siis ehitavad siis kärje korraliku paksu. Teine on siin kõrval. Ja siis siin kõrval on haudmekärg. Siin võib isegi emamesiline ka kusagil olla. Ja siis siin teisel pool on need siis juba täis meekärjed juba. No, see on juba päris raske. Nii et iga 10 päeva tagant, jah, ma panen neile kummalegi poole haudmekärgesid 2 tühja siis kärjepõhja. Siin nad siis ehitavad korraliku kärje ja koguvad sinna siis mett. Aga kui kõik kärjed on mett täis ja neil ei ole pandud siia tühjasid kärgesid, siis neil tööd ei ole ja siis võib juhtuda see, et emamesiline võtab pool seltskonnast siit talust ja lendab minema, aga enne seda on ta siis munenud tavaliselt mitu emamesilise kukku, et siis nendest üks siis hakkab tegelema selle talusse jäänud seltskonnaga edasi. Aga praegu õnneks siin ma olen üsna täpselt ajastanud selle kärgede panemise, et ma alati vaatan üle, ega ei ole haudmekärgedel emamesilise kukkusid ja vähemasti siiamaani ei ole ühtegi näinud. Et ju neil siis on siiamaani ikkagi tööd olnud.